Botuliintoksiin on looduslikult esinev valk, mis põhjustab botulismi ehk lihasalvatust, aga puhastatud kujul on ta väga efektiivne lihaseid lõõgastav ravim ja ohutu. Botuliintoksiin on kasutusel juba alates 2002. aastast ja ta blokeerib närviülekannet lihasele, mistõttu on võimalik selle abil lõõgastada miimilisi lihaseid. Botuliintoksiin on kõige tõhusam just näo ülemise poole kortsude korrigeerimiseks, milleks on siis kurjusekorts, otsmiku horisontaalkortsud ja silmaümbruskortsud. Kuid päris laialdaselt kasutatakse botuliintoksiini ka näo alumisel poolel, näiteks suunurkade tõstmiseks, kobrutava lõua silumiseks, lõuajoone tasandamiseks, kuid ka näiteks väga suure mälumislihase puhul selle mahu vähendamiseks ja ka kaelal nõndanimetatud kalkuni kaela silumiseks. Ja loomulikult kasutatakse ka higistamise vähendamiseks kaela all. Higistamine peatub pooleks aastaks tavaliselt. Vanus ei ole nii täpselt määratletav, kuid üldiselt võib öelda, et õige aeg on siis, kui kortsud ei kao ära näolihaste lõdvestumisel. Et tavaliselt see juhtub alates 30-ndatest ülespoole, aga mõnikord harvem ka varem, kellel on väga tugev harjumus kortsutada. Botuliintoksiin toimib ka preventatiivselt, ehk kui lihaseid lõdvestada, siis ka nahklihaste kohale ei saa kortsu minna. Sõltuvad süstitavate piirkondade arvust keskmiselt 15–30 minutit. Protseduur on minimaalselt valulik, et kuna protseduuri ajal kasutatavad nõelad on ülipeenikesed, siis torge on veidikene ebamugav, aga suurema valutundlikkusega inimestel on võimalik kasutada eelnevalt ka tuimestavat kreemi. Protseduuri tulemus püsib keskmiselt 3–4 kuud, kuid mõnedel inimestel ka pikemalt ja mõnedel lühemalt. Kui botoksit korduvalt süstida, siis võib väheneda inimesele harjumus kortsutada ja selle tulemusena võib pikeneda protseduuride vaheline aeg. Jah, jääb küll, et tänapäeval ei kasutata enam liiga suuri botoksi annuseid, mis jätaksid sellise külmutatud väljanägemise, vaid eesmärk on lihtsalt mõõdukalt lihase tööd nõrgendada ja inimene peab saama ennast väljendada, lihtsalt ta ei saa tekitada tugevaid grimasse. Kuna protseduuri tehakse väga peenikeste nõeltega, siis need arme ei jäta. Küll aga peavad olema ettevaatlikud inimesed, kellel on kalduvus keloidarmide tekkeks. Ja huvitav on see, et pigem võib botuliintoksiin arme vähendada, et kui näiteks haava paranemise ajal süstida armi piirkonda botuliintoksiini, siis arm võib jääda pigem vähem märgatavam. Üldiselt inimesed saavad kohe jätkata oma igapäevast elu. Süstekohaga seotud reaktsioonid nagu väike punetus või turse kaovad üldjuhul 1–2 päevaga. Mõnikord võib inimene kogeda kerget pinguloleku tunnet süstitavas piirkonnas. Mõnikord võib olla natuke peavalu, aga see läheb üldiselt ka 1–2 päevaga mööda. Vajadusel võib võtta valuvaigistit. Eestis on esindatud Botox, Vistabel ja Dysport, mis kõik on väga kvaliteetsed ravimid. Ja ravi tulemus sõltub siiski eelkõige süstetehnikast ja õigest botuliintoksiini kogusest. Botuliintoksiin ei põhjusta lihastes püsivaid muutusi, kuna selle mõju kaob keskmiselt 3–4 kuuga. Võib öelda, et botuliintoksiin on üldjuhul ohutu, kui seda manustatakse korrektselt. Botuliintoksiin võimaldab siluda miimiliste lihaste liikumisest tekkinud kortsukesi, aga täitesüstid sisaldavad hüaluroonhapet, mis siis võimaldavad täita nahapiirkondi, nahaaluseid piirkondi, kus maht on seoses vanusega vähenenud ja võimaldavad täita konkreetseid kortsukesi. Parimate tulemuste saavutamiseks on sageli vaja fillerit ja botuliintoksiini kombineerida.
üldjuhul tehakse botuliintoksiini süstid 2 nädalat varem ja siis, kui lihased on sellest piirkonnast lõdvestanud, saab hiljem filleriga seal piirkonnas kortsukesi täita. Kui nüüd fillerit või botuliintoksiini on plaanis teha erinevatesse näopiirkondadesse, siis võib teha seda ka ühel samal sessioonil. Ideaalis võiks umbes nädal enne protseduuri vältida verd vedeldavaid toidulisandeid ja ka põletikuvastaseid ravimeid. 1 päev enne ja 1 päev peale protseduuri võiks vältida alkoholi tarbimist. Ja samuti võiks mõelda botuliintoksiini ajastusele, et kuna botuliintoksiin hakkab toimima kuskil nädala-kahega, siis kui inimesel on ees mingid tähtsündmused või üritused, et siis võiks selle ajaga arvestada. Protseduuri ei saa teha, kui nahal on aktiivseid põletikke või infektsioone või kui ta ise ei ole terve. Ja üldiselt ei tehta protseduuri alla 25-aastastele ja üle 65-aastastele inimestele. Ja samuti ei ole botox lubatud rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele. Esmalt võiks alustada arsti konsultatsiooniga. Arst saab teie nägu kompleksselt hinnata ja anda omapoolsed soovitused, millised protseduurid teha ja milliseid tuleks omavahel kombineerida. Sageli ongi mõistlik selline step-by-step lähenemine ehk erinevaid protseduure on mõistlik teha mõnenädalase vahega, et ühe protseduuri mõju saaks ennem ilmneda ja siis on parem otsustada teise protseduuri üle.